võõra tunni aja sõitnud. Mingi 16 tundi veel Liisu andmete järgi. 5 tundi oleme sõitnud. Otsime Lätti. Kõik kohad on vanged, kõik on väsinud. Magada enam ei jaksa. Heliloojad, president. Update, me jõudsime vahepeal Leetu ja me oleme sõitnud veidi üle 8 tunni, ehk siis umbes nii palju on veel minna ja 20 kilomeetri pärast on meil koht, kus meil on siis lõunapaus, kus me saame süüa. Aga siiamaani ma olen üpris palju maganud. Niisama oleme kuulanud siin muusikat, mis teised teevad. I'm very excited for food, sest et meil on kaasas ainult snäkid ja meil on lihtsalt ette nähtud need söögikorrad siin vahepeal, sest et me jõuame Valgevenesse alles kella 8 pealt õhtul. Jõudsime oma lõunasöögikohta. Ma sain riisi ja grillvorsti ja jääteed. Loora sööb siin kartulit ja grillvorsti. Nii kurb. Liisu sööb siin friikartulit. Liisu sai viimased friikartulit meie eest. Kas on head vähemalt või? Basic. Me pääsesime tolli järjekorrast lõpuks ja kell on 9 läbi 17 minutit ja meil oli lootus, et äkki me jõuame kella 8 hotelli ja nüüd me peame veel 154 kilomeetrit sõitma Minski linna. Ehk siis umbes 1,5 tundi läheb veel sõiduks, nii et kuskil umbes 11 jõuame hotelli ja siis on aeg magama minna. Täna on teine päev meie Valgevene reisist ja täna me hakkame tegelikult ka asju tegema peale selle, et me sõidame bussiga. Me sõidame täna küll 100 kilomeetrit bussiga kusagile Valgevene lossidesse, aga see on seda väärt. Kell on hetkel 9, me käisime hommikus söömas just hetk tagasi ja vahetasime ka raha ehk siis eurod Valgevene rubladeks. Ja tegelikult ma ei ole isegi rääkinud, miks me siin oleme ja kuidas me siia tulime ja igastahes. Me tulime siia muusikakooliga. Mina tulin siia enda orkestriga, kus ma siis osa olen ja Loore ja Liisu tulid siia kandleorkestriga ja siis me võtsime veel Jõgevalt inimesi peale, kes on siis oma pillikoosseisuga. Homme õhtul on meil esinemine ja tänane päev ongi selline ekskursioonidele põhinev ja homme meil on veel üks ekskursioon ja õhtul on esinemine, ülehomme on meil veel ekskursioone ja külastusi ja pühapäeval me hakkame tagasi kodu poole sõitma. Kas ostame kastikese suveniiriks? Ma ei saa aru, mis see on. See on raha, see kassa. What's up MTV? Welcome to my crib. Niisiis me tegime enda esimese kindluse tuuri ära. Nüüd me ootame siin circa tund aega ilmselt ja siis me saame edasi liikuda teisse kindlusesse, pärast mida me saame lõunat süüa ja Loorel on juba häda, et tal on kõht väga tühi, nii et me hakkame India pähkleid sööma.
Küll sa oled lahe. No ütle mulle, mis on siis lõpuks? See on nagu pambis. See on nii suur. Pambis on kitsad. Ära pane seda osa sisse, sest see kõlab väga lollilt. Teete toomina. Vaata vinüülimängija, kui ilus. Minema väga järsust tripist üles. Tegid ära sulle? Natuke veel minna. Tead, mida see mulle meenutab või? Noh, Harry Potterit. miks? Kas sa oled näinud Harry Potterit või? Jaa. Seal oli siuke nagu rõdu. Scary. Tegid kujutate, kui ma kukuks praegu sellest naljakas. Issakat. Niisiis, me käisime meie teise muuseumi ka läbi. Meil on toiduni aega 45 minutit umbes. Ja ma ostsin oma esimese suveniiriga. Lissaks on selline kaebal. Ma ostsin Raikole selle. Me käisime KFC-s. See oli täiega lahe selline nagu restoranide ja kohvikute nii-öelda tänav poes keskuses. Ja me tellisime sealt KFC-st endale siis kolme peale toitu, mis läks umbes 13 rubla, ehk siis circa 6 eurot 3 inimese peale tellisime toitu, mis on tegelikult väga odav ja siin on üldse toit ja kõik on hästi odav. Me ostsime 3 jäätist ja me ostsime Loorega endale partipakett. See näeb veits hale välja. Väga hale. Friikad ja natuke kana ja ketšupit ja kastet. Ja kuna Liis on taimetoitlane, siis tõestis endale lihtsalt friikartuleid. Ja siis me ostsime ühte šokolaadi suflee taolist asja jäätisega, see oli mega hea. Täna on meie teine täispäev nii-öelda siin Valgevenes. Nüüdseks on juba õhtu, küll aga me tegime täna päris palju põnevaid asju. Esiteks me käisime hommikul Vabaõhu muuseumis. Поэтому гончарство широко. Кусочек устанавливаем в центр, чтобы он вращался ровно. Peale muuseumi me läksime Coca-Cola tehasesse, kus ma sain ainult väljast paar klippi, sellepärast et seal sees ja sisetingimustes ei tohtinud tehast pildistada ega filmida, nii et sellest ma kahjuks ei saanud mingit sisu. Järel me läksime esinema, mille pärast me tegelikult siia tulime üldse muusikakooliga. Ütleme nii, et me esinesime üpris vähestele inimestele, aga seest oli ikkagi tore, et oli inimesi, kes olid kohale tulnud. Õhtu lõpetasime me siin Belarusi raamatukogu juures, mis on fun fact ilmselt hoone, kus on kasutatud kõige rohkem klaasi Valgevenes. Me sõitsime liftiga selle tippu ja nautisime vaadet Minskile. Õnneks on siin klaas ees. Oota, ei pea rahastama järjekorda. Tere tulemast tänasesse päeva. On 20. juuli meie viimane päev siin Valgevenes. Me homme hommikul hakkame tagasi koju sõitma. Sain mainida, et kui me käisime Coca-Cola tehases, siis me saime ka sellised kotid sealt, mis on siis sellised old school. Oi, ma panin kõvasti kinni. Aga rääkides tänasest päevast, siis tegelikult on kell juba 5 saamas ja me oleme hotellis tagasi. Aga ma teen siis väikese sellise kokkuvõtte, mis me täna tegime, kus me
käisime ja ma filmisin ka natukene, nii et saate näha. Esiteks me käisime hommikupoole, meil on selline suhteliselt vaba päev olnud, eks me magasime umbes 9, mis on, kui me siin oleme olnud 1,5 tundi rohkem circa, kui me tavaliselt oleme hommikuti maganud. Ja siis me otsustasime, et me magame kauem ja me käisime kaubanduskeskuses vaatamas riideid ja asju, mida me tahaks näiteks koju osta. Ja ma ostsin endale ühe pluusi sellisest poest nagu Tvoje, äkki see on vene keeles või? Tvoje.ru, ma ei tea midagi taolist. Ja see oli igasuguseid lahedaid pluusisid ja siis lahedate piltidega ja asjadega, aga ma olen ammu otsinud endale sellist suurt pluusi, mis fitiks mulle nagu see oleks selline särkleit. Nii et ma ostsin sellise tumerohelise suure XXL pluusi, mis oli 9 rubla ehk siis circa 4 eurot. Kui me lähme homme koju, siis ma ostsin oma perele ka kaasa natukene snäkke ja Valgevene kommi. Ja samuti ma ostsin oma emale ühe külmkapimagneti, aga ma unustasin selle enda tuppa praegu, nii et ma seda ei näita. Aga see on lihtsalt selline magnet külmkapi peale. Esiteks on see sellised marmelaaditükid. Ma olen aru saanud, et Valgevenes on mingisugune asi parankadega, siin on hästi palju parankasid. Ja siis ma ostsin sellised, mis on nende Euroopa mängude logoga, vanillimaasika küpsised. Siis mul on siin sellised huvitavad kurekommid, kes ei tea, siis toonekurg on Valgevene rahvuslind, nii et siin on toonekurega kommid. Ma ei täpselt ei tea, kas need on vahvlikommid või šokolaadi omad, eks siis näha on. Ljubitaja Aljonka šokolad. Ja ma loodan, et see mul homse bussi sõidu ajal ära ei sula. Ja viimaseks on mul sellised Kristo Twisto Kreeker Sõrom. Need on põhimõtteliselt soolased küpsised ja need on konkreetselt juustumaid sellised. Ja peale hommikust kaubanduskeskuse tiiru tulime hotelli tagasi korraks ja siis läksime kohe linna tuurile, mille meie armas giid Eestist meile läbi viis. Ai, pealinna päevatänav, jah. Nii palava on, nii palava. 10, kuidas soovitaksite Minski? 10. Mina arvan, et Minsk on väga külastamist väärt koht. Siin on nagu väga palju arhitektuuri ja palju ruumi nagu jalutamiseks värki, et kindlasti tulge. Me oleme jõudnud Minski keskväljakule ja siin on maa-alune kaubamaja ehk siis need kuplid, mis seal paistavad. Tegelikult? Jaa, Lore. Ma ei teadnudki. Ja siin meie jalgade all, maa all, on suuruselt 3. maa-alune kaubamaja üldse, mis on olemas. Kus sa tead seda? See giid rääkis, miks sa ei kuulanud? Mitte muhvigi. Aga lähme. Nüüd me oleme selles maa-aluses kaubanduskeskuses ja me otsime söögikohta, kus süüa. Ja Liiso arvab, et me võiksime siia minna, see on mingi bistro. Me lähme vaatame, kas seal on miskit head süüa. Niisiis, nüüd on kindlasti umbes 1,5 tundi möödas. Me oleme siin mingisuguse pargipingi peal ja käisime söömas sellises kohas nagu garaaž. Ja selles mõttes, et siin on hea, et siin on toit odav ja seal oli hea toit ka. Ainuke asi oli see, et kui ma küsisin nende käest, kas nad räägivad inglise keelt nagu inglise keeles, siis nad hakkasid naerma. Ma olin confused. Aga pole hullu selles mõttes, et me saime hakkama oma väga minimaalse vene keelega ja nüüd me suundume hotelli tagasi. Ja viimane päev läks meil enamasti kojusõiduks mõndade vahepeatustega ning umbes kesköö paiku olime kodus. Ja aitäh teile, et seda videot vaatasite. Andke kindlasti like kui meeldis, subscribe'iga mu kanalit ja näeme mu järgmises videos. Tšauki!